Tere hommikust, jälle üks ilus päev, kevad tuleb ja rändame ringi, jätkame siis Eesti militaarse põhjarannikuga. Et on vanu kohti, on uusi kohti, kusjuures mõni koht on täiesti selline, mille ma just alles avastasin. Ehk siis ma ei ole seal varem ise käinud, minu jaoks täiesti uus. Ja kõige kummalisem on see, et see on nii lähedal Tallinnale ja ma olen sealt mööda sõitnud korduvalt, aga no kui ei tea, siis ei oska vaadata, et ei näe puude taga metsa. Ja noh, tegelikult tahaks jube palju jõudu ühe päevaga, aga no ei jõua, päev ei ole veel nii pikk, et neid kohti on nii palju. Ja kuigi ütleme nii, et oled varem käinud isegi paljudes kohtades, ma usun ka teie olete käinud nii mõneski kohas, mida ma teile näitan, siis natukene koha tausta uurides tuleb igasuguseid huvitavaid uusi nüansse välja, mida varem ei teadnud ja see muudab selle koha või need kohad hoopis teistsuguseks, selline teistsugune story on nende asjade taga. Et noh, ei ole enam lihtsalt Nõukogude sõjaväe objekt, vaid on mingisuguse ajalooga ja mingisuguse looga. Aga Eesti militaarne põhjarannik ja lähme vaatame. See siin on endine Miilitsa Polgu linnak. Rajati see Koogikülasse Tallinna lähedal. Põhimõtteliselt asub ta Jägala jõe hüdroelektrijaama kõrval. Ja need linnaku hooned ehitati endise puupapivabriku territooriumile, kusjuures nad on kasutanud ka neid algupäraseid hooneid, enda vajadustele ümber kohandanud. See puupapivabrik rajati 1917 ja sellest ka siis need osad hooned on sellised korralikud paekivist hästi ehitatud. Nõukogude arhitektuur on neid mõnevõrra küll muutnud ja siin on näha, et ilusale paekivi hoonele on tellise plätserdis juurde külge ehitatud. Asukoht ise on väga looduskaunis. Praegu on see territoorium küll suhteliselt lage. Nõukogude ajal oli siin neid hooneid veel. Kuigi see on jumalast Tallinna lähedal ja see kuulus Jägala juga on siin kohe külje all ja hüdroelektrijaam on siin, siis ei ole kunagi osanud vaadata siia või tulla siia vaatama, et mis siin on. Kui ei tea, siis lihtsalt ei tea. Suvaliselt kuhugi vessa ei tule jalutama. Sellepärast seda kohta ma ei ole ka varem leidnud. Territooriumi hooned on täiesti maha jäetud. Mingisugust inimtegevust siin ei ole juba väga pikka aega olnud. Ja siin siis pea sissepäev. Looduse aeg on oma töö teinud. Siin on igal pool sellised toad, ühesed ja kahesed koos riidekappidega. mõlemal korrusel, siis ma pakun, et see oli mingisugune
telekatuba või noh, punanurk või mida iganes, et väike terrass siin ja siin siis peale tööpäeva või peale reidi istuti koos, jagati muljeid, vaadati telekat, noodi teed, selline värk. Kõik need toad on põhimõtteliselt ühesugused. Tühi tuba ja siis on riidekapi äärmused. Lähme vaatame teisele korrusele ka, kuigi see on peaaegu samasugune. Sööklaga on suhteliselt lihtne. Siin on kõik arusaadav, kus mida on ja õigemini kus mida oli. Üks asi, mida ma imestan natukene, on see, et suhteliselt terved on need hooned ja suhteliselt vähe on siin prügi. Üks võimalus on see, et nii nagu mina ei teadnud, et see objekt siin asub, ilmselt ei tea ka paljud teised inimesed seda ja selle tõttu ilmselt on ta suhteliselt prügivaba territooriumine hooned. Aga lähme vaatame nüüd sinna. Ma ei tea, mis hoone see on. Seal on ka sellised eluruumid sees, et mul on üks idee on see, et see punastest tellistest hoone, et see äkki oli ohvitseride elamu. Ja see, kuhu me nüüd läheme, oli siis ajateenijate elamu. Ja see siin siis on see Jägala joa hüdroelektrijaam. Jägala, ma ei teagi kumb on, Jägala jõe või Jägala joa. Vahet ei ole, ühesõnaga hüdroelektrijaam. Ja siin filmiti siis mitmed episoodid selle 79. aasta Nõukogude kultusfilmi Stalker filmimise käigus. Kas midagi selle objektiga on praegu linnuke kirjas? Nüüd lähme edasi järgmisse kohta. Ma arvan, et paljud teist on seal juba käinud, aga no küll küllale liiga ei tee.